Me alustame natukene refi teemat ja see on ju iga kevadine ja kõik seda teavad ja ma arvan, et see on ka asjakohane ja kindlasti tuleks ka tehnika maailm kätte võtta ja vaadata sealt ära refi test. Sealt saab siis igaüks endale ise valida, millist refi ta tahab, millistesse oludesse täpsemalt ja meie räägime siin nii kuudjöörist kui ka siis Dunlopist ja tegelikkuses me võtame ette sellise tulevikumuusika oma esimeses loos ja räägime sellest, mille peale tulevikus näiteks võib-olla 10 aasta pärast mõeldakse ja millised need refid siis võiksid välja näha. Genfis oli kuudjöör täiesti oma uute toodetega esitletud ja ka nii-öelda siis kontsept refidega ja kohe sellest lähemalt räägimegi. Tõsi ta on, kuudjöör on alati Genfis esindatud ja iga kord, kui me Genfis oleme, siis üritame ja presenteerime kindlasti, ütleme, enda uusi rehve, mis siis jooksvalt on võimalik tarbijal kätte saada ja samuti ka siis kontseptsioonrehve. Ütleme, parim näide sellest oli nüüd Eagle 360, mis oli väga hästi presenteeritud ja väga hästi väljas. Ja nii, jah, näiteks, ütleme, et mina olin sel hetkel küll kaamera taga ja mul ei olnud pressikonverentsidel võimalust viibida. Mis asi see suuremalik maakera oli ja selline korallikujuline, et kas see on mingi meie refi tulevik või mis asi see on selline? See ongi, ütleme nii, see kuudjööri nägemus rehvist, mis siis kajastub või kajastab kõiki tehnoloogia, mis sellel hetkel siis oleks võimalik pakkuda. Alates sellest, et rehv annab edasi informatsiooni, suhtleb autodega, muutub vastavalt ilmastikuoludele, vastavalt teetingimustele, nii et põhimõtteliselt on see, ütleme, arvuti auto all. Kas siis nende rehvide sees on mingisugused andurid? Ma praegu ei hooma ära seda, kuidas see võimalik on? Jah, rehvide sees on andurid ja nad annavad siis informatsiooni nii rehvilt rehvile kui ka autodele ja analüüsivad kõike seda, mis siis maapinnast on, ütleme, millisel tasapinnal nad sõidavad. Kas me võime siis öelda, et selline korallikujuline muster on tuleviku muster, sest mis sa salata, kui me rehve täna vaatame, siis on nad kõik suht igavad ühtemoodi ja enam-vähem. Et selline kuudritsil ma küll mäletan midagi taolist, need mingi maastikurehv oli, kuid mitte päris sarnane. Jah, siinkohal võib tegelikult niiviisi öelda, et see on selline, mis siis ise adapteerub vastavalt teepinnale ja vastavalt siis ilmastikuoludele. Ütleme nii, et see on spetsiaalne ja eraldi prinditud 3D-na rehvi peale vastavalt iga tarbija enda sõidu eelistustele, sõidu tingimustel. Vist täna veel ei soovitaks 100% kõigil talverehv ära vahetada, et linna vahel on küll juba mõnus sõita, metsa vahel on ikka veel talve. Aga räägime nendest rehvidest ka. Ma arvan, võib-olla kas järgmine ülejärgmine saade, siis mida praegu võimalik saada. Kas midagi uut on, seda võiks ette öelda? Jah. Näitusel oli väljas ka midagi minu meelest. Oli küll, jah. Et on väljas nüüd ja uued mudelid kuudjööri poolt on kuudjöör Eagle F1 Asymmetric 3, mis on siis Asymmetric 2 järglane ja samamoodi on ka Dunlop Sportmax RT2 uus rehv, mis on siis Sportmax RT järglane. Et uued suured rehvid, UHP segmendi rehvid suurtele võimsatele autodele alates 17 tollist.